Tere 3. A-klass! Esmaspäev, 6. aprill ja vaatame natukene, sa juba lugesid lugu rõõmsast aprillist, kus siis sõideti maale Paidesse ja sa tegid teksti kohta erinevaid küsimusi ja vastasid nendele samuti. Nad jõudsid siis taluõuele ja nad olid väga rõõmsad ja lapsed tundsid kevadist värsket õhku ja nautisid päikesepaistelist ilma ja jäid kuulama hääli, millega neid õuel tervitatakse. Mõtle nüüd sina ka, milliseid hääli oled kuulnud sina linnas ja milliseid hääli oled kuulnud sina maal. Kui sa linnas tänaval kõnnid, siis väga tihti kuuled näiteks, kuidas sõidab buss ehk siis bussi häält või näiteks kuidas auto sõidab, kuidas keegi mängib palli. Mõtle sina ka, milliseid hääli oled sina kuulnud linnas? No, mina olen näiteks kuulnud linnas rongi häält. Ma olen kuulnud linnas puulehtede sahistamist. Ma olen kuulnud linnas inimeste hääli. Mõtle nüüd sina, milliseid hääli oled sina linnas kuulnud? Kindlasti oskad nimetada väga palju erinevaid helisid, mida sa oled linnas kuulnud. Aga mõtle veel, milliseid helisid oled sa kuulnud maal? Sellises kohas, kus ei sõida bussid eriti, ei sõida autod, on väga vaikne. Mina näiteks olen kuulnud maal lindude laulu. Mina olen kuulnud maal, kuidas lehm teeb ammuu. Mina olen kuulnud maal, kuidas lehed sahisevad puudel. Ja olen ka kuulnud näiteks, kuidas koerad hauguvad maal, kuidas kuked kirevad, kukk kikirikii teeb, kanad kaagutavad. Et hästi palju on selliseid loomi kuulda maal, keda linnas eriti ei kohta. Aga mõtle nüüd, milliseid helisid oled sa kuulnud nii linnas kui ka maal? Tee nüüd lahti oma eesti keele töövihik leheküljelt 63 ja vaata 4. ülesannet. Siin sa näedki ülesande nimetust, milliseid hääli või helisid oled kuulnud linnas, milliseid maal, milliseid mõlemal pool. Täida tabel. Sinul ongi siis vaja nüüd täita tabel, milliseid hääli oled sa kohanud linnas, milliseid hääli oled sa kuulnud maal ja milliseid hääli oled kuulnud siis nii linnas kui ka maal. Mis on siis ühtivad nii linnas kui ka maal. Proovi leida võimalikult palju erinevaid helisid. No, nagu mina ütlesin juba, linnas ma olen kuulnud rongi häält. Maal ma olen kuulnud lehma häält. Aga linnas ja maal
Ma olen kuulnud linnulaulu näiteks. Lind, kuidas lind laulab nii linnas kui ka maal. Olen seda kuulnud. Kui sa nüüd täitsid oma tabeli ilusasti ära, said ilusti tulbad täis. Kui ei saanud kõiki tulpi täis, pole ka hullu. Hea, kui sa mõnedki leiad. Ja nüüd kuula, mis on sinu järgmine ülesanne. Vali tabeli ühe lahtri sõnad. Kas sa valid selle lahtri sõnad või selle lahtri sõnad ja kirjutad nendest samal teemal jutukese. Ehk siis seletan veel kord. Valid tabeli ühe lahtri sõnad ehk siis valid näiteks sõnad hääled linnas. Sul on siia kirjutatud, milliseid hääli sa oled linnas kuulnud ja kirjutad nendest jutukese. Pealkirja kirjutad ise. Veel kord seletan. Valid tabeli ühe lahtri sõnad. Näiteks valid hääled maal. Milliseid hääli oled sa maal kuulnud ja teed nende sõnadega jutukese. Ära unusta pealkirja. Sellel ülesandel on veel üks ülesanne. Jooni alla tegusõnad. Tegusõna, mida tegema. Näiteks jooksma, magama. Ma jooksen, hüppan, magan. Laulan. Näiteks valisin hääled maal. Laulma, linnuke laulab. Laulab tegusõna. Kirjutad jutukese ja paned pealkirja. Ole tubli, ole tähelepanelik ja loe hiljem oma lugu korralikult läbi. Ära unusta suurt algustähte, komasid, lause lõpupunkt. See ülesanne jääb sul kunstiõpetuseks, mille juhised annab sulle juba õpetaja ellu. Ole tubli!